Aitäh, lugupeetud professor Olesaali. Hea meel tervitada Eesti Muusikate Arenduste nimel teid, lugupeetud publik, tänada selle suurepärase ürituse korraldajaid. Mina ei ole siin nüüd tänase põhikõneleja, sest Muusikate Arenduste on tugevad spetsialistid olemas, kes teile siin professionaalselt juttu hakkavad rääkima tänasest näitusest. Mul on lihtsalt au olla siin esimene eksponaat ja ma kutsuksin meie tublid konsulendid Aino Aringu ja Ines Tiidis ja minu kõrvale. Aga tõsisemalt öeldes, niiga kui sealt see ringi jõuavad, siis tõuaretusega Eestis tegeldakse vägagi tõsiselt ja selle töö tunnustavaks tulemuseks on see, et Eesti sealiha on kvaliteetne, Eesti tõulooma tahetakse ka väljaspool. Aga nüüd on aega vähe, annaksin mikrofoni edasi. Ja Aino, palun. Tervitus kõigile. Praegu te näete Areeni liikumas Saimre seakasvatuse OÜ Yorkshire tõus suurvalget pulti. Need pultid on suhteliselt noored, alles poisikesed, aga nende tungival soovil on nad täna Areenil. Suurvalge pulti kasutame hästi palju ristamiseks kui ka puhasarenduseks. Te näete, nad on lihaselised, aktiivsed, jõulised. Ines võib-olla täiendas meie jutule. Ega siin polegi midagi enam täiendada, kõik põhiline on ära öeldud. Need loomakesed võib nüüd ära ajada, vaatame, kas tahavad järgmised tulla. Meile hakkas meeldima siin platsi peal. Järgmisena te näete kohe Areenil OÜ Espidis tänasima varmi Landressi tõugu pulte. Estonia on aegadest algusest peale kasvatanud maatõugu Landressi pulte. Need on juba traditsiooniga kasvatajad ja põhiliselt Landres pultide müüjad. Nad näitavad veidike meil iseloomu, aga võib-olla Ines tutvustab tõugu nii kaua, kui nad Areenile jõuavad. Iseloomu neil kange vanastan välja tulla ei taha, kohe üldse ei taha, aga nad tulevad pikaldased, sest kõrvad on meil suured, nad ei näe sealt hästi, kuhu nad tulevad, aga siin nad on. Välimuselt on nad hästi pikad, lihaselised, väga arenenud singiga. Viljakas tõug on Eestimaa tõugusiga. Kasutatakse neid samuti puhasaretuses ja ka ristamiseks. Ja kaks valget tõugu on nägemisel väga sarnased. Kes ei oska muidu neid vahet teha, see võib vaadata kõrvu. Maatõugus ja kõrvad on suured ja lontis ja eelnenud tõu, mida te nägite Eesti suurvalgesiga, meil olid kõrvad natuke väiksemad ja püsti ja need seal tahavad nüüd ära minna. Kui ei taha, lähevad. Lähevad. Ja kui nemad on nüüd läinud, siis tulevad neile Piträätõugu OÜ Pillakatalust. Selle aasta Piträäni, keda me veidikene üllatame teid, kuna me näitame teile Eestis esimest valget värvi Piträäni, mis ei ole enam lapiline, aga ta on tõutunnustada olemas ja täiesti valge.
nad on hästi seksuaalsed meil täna ja me lahutasime erinevatesse aegadesse, nende tulekul peab veidike aega. Ja nad on veidikene juba üksteise ahistamisega veidike üksteisele liiga teinud, et üks hoiab natukene jalga. Aga Ines võib-olla ei ole tutvustab teile natuke tõugu. Seda tõugu sead on väga lihaselised ja pika kerega. Seljapikk on neil hästi õhuke, seetõttu kasutatakse seda tõugu sigu liha tootmisel. Väljanägemiselt, nagu Aino juba rääkis, on nad enamuselt kirjud, aga nagu te näete, on ka mõni üksik ilma plekkideta. Nii uudishimulikud on nad, kõike on vaja vaadata, nuusutada, et saab kärsa taha kuskile. No. Olete ilusad, jah. Ja vaadake, milline taguots neil on, väga loksakas sildiga. Nemad nüüd lähevad meil ja nüüd näete te meie viimase aasta üritist. Kohe. Nad on hoopis teist värvi, mis ei ole musta, ei ole valget, ei ole halli, nad on pruunid, tähnilised, hästi elavad, hästi liikuvad, hästi seksuaalsed. Nii, ja nad tulevad, neid on 5. Nad varieeruvad tumepruunist helepruuniks ja nad on saadud 2 tõu ristamisel, mis on liha tootmisel siis jälle nõutud suurt ja mida küsitakse ka väljaspool Eestit. Nii, kohe. Nii. Ja teeme siis meie esimestele seda tõugu külalistele ühe ilusa suurema aplausi. Ja neid on kohe rohkem meil täna toodud, et te näete, kui ilusad nad on. Nendel on omadus täpselt nagu pitraanil suured singid, lai selg, aga värvitud silmad, nad on meeditud. Aga nad on tunduvalt elavamad kui aktiivsemad, kui on need vitraan. Võib-olla Ines tahab midagi veel täiendada. Mul ei ole midagi enam eriti täiendada. Et sellised rõõmsameelsed loomakesed. No kas teete ühe tiiru veel? No. Näidake, eputage siin inimeste ees. Väike tiir. No läheb tiir suuremaks. Et sellelt Juroki tõud on nad saanud omale hästi tugevad jalad ja nad on hästi hea kasvukiirusega, suht vara valmivad. No ei lase 3. ringile teid enam, sest meil on tulemas üks hästi vahva seltskond. See on põhiliselt mõeldud meil siis lastele ja ka täiskasvanud vaatamiseks. Just vaatamiseks. Need on nüüd meil
kuidas seda nüüd öelda, viisakalt öelda, need on nüüd mõeldud, mis suureks kasvavad ja jaanipäevaks või sinna jõuludeks saab, juba on jaanipäev. Need ei ole minisead, vaid nad peavad kasvama suureks lihasigadeks. Nii, siin hakkab nüüd ehtne põrsaralli. Aplaus meile väikestele sõpradele. Jee! Nii, kes on kõige aktiivsem väike laps, kes läheb põrsaid püüdma? Mitte kõik. Merle arvas, et tema on kõige noorem, et tema läheb. Me oleme haridusühistus kogu aeg arvanud, et sigadel peab ja põrsastel peab inimese jaoks silmarõõmu ka olema, nii et need ongi silmarõõmud. Nii et te võite neid siis isegi ära ole Charlile meeldivad põrsad. Ta palus, et need põrsad jäävadki siia jooksma, nii et veised te võite näha laudas, nüüd jäävad sigad õhtuni. Nii. Kena, aga me täname teid ja see oli meie väike ülevaade teile meie seakasvatuse poole pealt ja pakkusime teile rohkem nagu silmaaiu, millega me tegeleme. Tõugudega ja aretussuundadega saate te tutvuda kõik meie kodulehel, kus on kõik meie nõustajate ja kõikide meie üksuste telefonid ja informatsioon selle kohta. Kena näitus teile kõigile. Põrsaks, ainult üks siga on tal küljes, kasvab seaks. Aga siga on põllumajanduse omade hulgas üks intelligentsemaid. Nii et annaks meile ka seda sama, mida meil on. Aga nüüd me tahame tänada ja siin peaaegu ka kordub. Nendel on karikate kollektsioonid kodus, mütside kollektsioonid kodus, aga nad vist ei ütle ära. Ja kõigepealt Saimre seakasvatuse OÜ osaühing. Selle katsumehe jätame lahti. Natuke jäi kõrva peale, aga mis sellest? Edi Kruusa esindab siis Saimre seakasvatus. Ja Saimre seakasvatus OÜ oli siis parim tõuaretaja 2010 ja Eesti suurevalde tõukasvatamisel. Ja nüüd on jälle see Espik ja Tänassilma farm Eesti maatõud. See on ikka seal Estonia mail, no näete, sealt ta tuleb. Nemad on alati meie kunagise lontkõrvalise Eesti peekoni ja nüüd me ütleme maaseaga alati kohal olnud. Ja nüüd Peeter Pihlakas, tema võitleb Tallinna linnaga. Möödunud aastal ma küsisin, et kas linn võtab tema käest kogu farmi maad ära, tähendab vastupidi, et nüüd tahavad tagasi müüa. Ja nüüd ma küsin enne, kui ma mütsidale annan, et kas Tallinna müüb? Ei tea praegu, ei olnud. Vaata ei ütle kah, ärimees täiesti. Ema isa kutsusid tal ja need olid avameelsemad, kui ikka poeg on ärimees. Aga pari tõuaretaja. Ja temal on seal 3 aukirja nende väikese põrsaste eest, suuremate kultide eest ja päris sigade eest ka. Nii et täname seakasvatajaid. Oleme harjunud sööma ikka 2/3 peaaegu selle sealiha ja ülejäänud on teised.